kõik endavad sinna juurde lisada. Kristjan, ja kuidas viimati Tartus käisid? Mõtlesin just siia sõita, ma kahtlustan, et see oli suvel, siis kui ma käisin Rally Estonial Rally raadiot tegemas. Väike paus jäi sisse praegu. Aga muidu ma käin sagedagi, ausõna käin. Ja teil on vahepeal ummikud siin hakanud? Nägin jah. Ja just ütlesin, et näed, Tartus on ummikud nii tore. Midagi tuttavat? Ei, vastupidi, ei olnud varem. Minu arust varem ei olnud ummikud väga palju. Aga selles peaks küll jah, et oli kus oodata jälle. Seista lihtsalt, mõelda elu üle järele. Said läbi mõelda, mida sa täna kõik tahad inimestele rääkida? Ma pigem mõtlesin, mida sa küsid. Mis sa välja mõtlesid? Ei mõelnud midagi. Tegelikult ma mõtlesin, et ma küsin esimeseks sinu käest seda, et mitte millal sa esimest korda Tartus olid, see tuli kogemata. Mitte nagu viimati tuli. Aga ma tahtsin teada, mida sa sõid täna? Ma sõin just hetk tagasi sõid Rusketa, siit õhtu oli natukene tühi. Hommikul sõin, meil on telehommiku järgselt on tavaliselt tuuakse süüa. Täna oli träpp suitsukanaga. Ja need on kaks asja, mida ma olengi täna söönud, ja ma rohkem ei olegi midagi täna söönud. Aga kurb, sa täna filmi vaadata jõudsid? Täna ei jõudnud, eile küll, eile ma vaatasin Wikiti teist osa filmimängu salvestusele. Kas sa näed enne teisi filme? Võib juhtuda mõnikord, jah, et kui filmidest rääkida, siis sageli tehakse pressilinahti. Just selleks, et siis ajakirjanikud saaksid, kui film välja tuleb, juba sellest rääkida, nii nagu filmiga juhtud ka. Ja mõnikord saadetakse ka nii-öelda screenerid, et siis sul on võimalik kodus arvutus ära vaadata. Mida seal Wiketi teises osas söödi siis ka? Väga ei midagi. Laulti suuresti ainult, kui ma nüüd tagasi mõtlen selle kõige peale. Nii et täiesti kasutu filmraamatu mõistes. Jaa, küll, aga tead, ma pean nüüd natukene liigutama mälu, me jõuame selle raamatu konteksti, siis tõesti oli hiljuti mingi film küll, kus ma reaalselt jälgisin pigem seda, mida selles filmis söödi, kui ma filmi sisu jälgisin. Ma ei suuda praegu hetkel meenutada, mis asi see oli, aga mingi asi oli tõesti. Ma vaatasin, et ahah, et siit võiks küll saada mõne tulevase retsepti või midagi. Ja see on tegelikult päris huvitav nurkfilmide vaatamisel, et mina sa nagu aru said, et see on sinu nišš. Tead, ega ma tänaseni pole aru saanud, et see mu nišš on, kui päris aus olla. See lihtsalt kujunes kuidagi nii, kogu see lugu, et see raamat üldse täna siin on, et ma ise ei oleks küll tulnud selle peale või läinud kuhugi öelda, et ma tahan nüüd teha Koka raamatu. Et see tuli nii, et ma hakkasin koguma filmiteemalisi Koka raamatuid. Ma olen sellest siin seal rääkinud. See tuli ka sellest, et ma ostsin kunagi sõprade sarja teemalise Koka raamatu. Tegime seal sõpradega süüa sellest ja siis ma hakkasin vaatama, et kas veel on, et filmid on nii suur virg ja kokkamine ka, et kas midagi veel sarnast on. Ja leidsin, et jah, see maailm on selline, et kui sa sõrme annad, siis võtab kogu keha. Et neid on jube palju, väga erinevaid. Ja nii ma hakkasin vaikselt neid koguma. Ja siis aeg-ajalt siin seal keegi küsis jälle hobide kohta, siis ma rääkisin, et mul selline hobi on. Ja kuidagi jäi see siis silma Eesti Koka raamatute kuningannale Liia Virkusele, kes ühel hetkel, olles pärast telehommikust kokamist külas käinud, saatis mulle Facebookis sõnumi, et kuule, kas sa Koka raamatu peale ei ole mõelnud, et sul on see filmi Koka raamatute kirg, et sa Koka raamatu peale ei ole mõelnud. Ma ütlesin, et tead, mingis kontekstis ole. Aga see, mille peale mina mõtlesin, oli Eesti filmidest inspireeritud Koka raamat. No see on Eesti filmides olevatest toitudest tehtud Koka raamat. Ja ma olin isegi aastate jooksul vaikselt kõrvale pannud üht-teist. Ja konsulteerinud Eesti Filmi Instituudiga täiesti sel teemal tuttavatega, kes seal on arutanud seda asja ja mõelnud, et kui ma tahaks seda teha, siis ma tahaks teha ikkagi nii, et see oleks selline suurjooneline, et selline meeletu ajalooline töö oleks seal taga ja et mis siis täpselt ikkagi söödi nendes filmides ja ma mõtlesin, et ma jõuaks seda oma elutempo juures praegu kunagi teha, et kui ma kunagi pensionile jään, et siis ma võib-olla teen seda. Ja selle mõttega ma vastasingi, et jah, et ma olen mõelnud, aga et ma ei ole kindel, et see kõik nüüd niimoodi valmima peaks. Ja Liia ütles, et aga tule, et healugu kirjastusega tahaksime midagi sellist teha, et tule arutame. Ja siis ma läksingi maha selle mõttega, istusin maha, et nad tahavad Eesti filmidest inspireeritud Koka raamatut. Ja kirjastus ütles selle peale, et ei, et sul on ülikihvt kogu, et me tahaks ikkagi seda, mida sina nendest teed ja erinevatest filmidest tõesti, sest et seal istudes ka vesteldes jõudsime arusaamisel, et ega Eesti filmides ei ole väga palju söömist. Sellepärast, et toit kui selline, ta on ikkagi natukene võib-olla, ütleme, rikkuse näitaja, kui me mõtleme Eesti filmiklassika peale, siis need kipuvad olema enamasti ikkagi talupoegade temaatika, ehk siis sul on ikkagi körk, must leib
ja ega sa sellest nüüd 50 retseptiga kokaraamatuid kokku ei pane. ja siis ma selle peale ma mõtlesin, et okei, et nii ma võin seda teha küll, teadmata millega ma nagu päriselt pean hakkama saama. Aga miks ma ütlesin jah, oli ka teine põhjus oli see, et ma tahtsin teada, mis see tähendab. Mida tähendab panna kokku üks kokaraamatuid, mis see kogemus on? Et mul on endal kogus hästi palju kokaraamatuid, mitte ainult filmidest inspireeritud, vaid ka erinevaid teistsuguseid kokaraamatuid. Ma kasutan neid tõesti hästi palju, endale inspiratsiooni saamiseks, mida õpib süüa teha. See on väga kihvlilt kokku pandud, siis ma mõtlesin, et mida see töö tähendab. Ja siis kirjast öeldi, et 50-60 retsepti, mõtlesin, teeb ära. Ja et see teeb üks on tähtaeg. Mis see siis ikka on, et ma ju sisuliselt ikkagi võtan ju kuskilt teisest kohast need, et ma ei hakka nurgist välja mõtlema. Siis ma esimesed retseptid olin, ma tegin Excelisse tabeli, valisin siis välja, mis seal võiksid olla, mis võiksid inimestele kuidagi rohkem öelda, mis filmid. Ma võtsin esimese retsepti ette ja siin aru, et see ei tööta. Absoluutselt ei tööta. Sellepärast, et need raamatud on kas siis Ameerika või Suurbritannia omad. Tooraine on täiesti teine. Mõõtühikud väga sageli kipuvad ka olema nii, et on nagu on. Ja siis ma sain aru, et ma tegelikult hakkan neid retsepte nullist tegema. Et ma sisuliselt hakkan neid Eesti konteksti panema ja läbi tegema. Ja siis nad ei tööta. Ja siis tuleb uuesti teha. Ja veel korda teha. Ja veel korda teha. Et peigli, ehk siis neid sõõriksaljade retsepte. Et seda ma tegin tõesti, ma isegi timmisin lõpuks nii, et milline variant on kõige parem, et kas 30 sekundit, 40 sekundit või 50 sekundit keeta suhkruvees, enne kui see läheb ahju. Sellepärast, et see nätspuse aste mõjutab, reaalselt mõjutab. Ja siis ma viisin neid kogu aeg töö juurde kolleegidele, kes lõpuks ütlesid ära too poole. Ma enam ei taha. Aga ma andsin väga olulist tagasisidet selle koha pealt, et kellele tundus mingi asi liiga saiane, kellele liiga nätske jälle, natuke kõva. Eks me leidsime sealt kuskil kuldse kesktee. Ehk et lõpuks ma sain aru, et see tegelikult võtab ikkagi jõhkra aja, et see raamat kokku panna. Et kui alguses kirjastus ka, et 60 retsepti, ma ütlesin muidugi, siis kui oli juba augustikuu ja me olime Priit Pajuga jõudnud, ma arvan, 40 ära teha, siis ma ütlesin, et teate, kui te tõesti tahate 60, siis ma pean ajapikendust paluma, sest et üle 50 ma siit välja ei pigista. Sest et nende tegemine ka selles mõttes oli nii, et imelised pildid, mida Priit Paju siia teinud on. Need oli nii, et ma tegin kodus siis, me leppisime kuupäeva kokku. Teine asi oli see, et ma ütlesin, et mul kodu on väike kahetoaline korter, köök on imeväike, et siin ei pildista midagi. Siin ei saa väga neid pilte. Priit, kes on tuntud ja tunnustatud Eesti toidu stilist ja toidu fotograaf, siis mul on tegelikult kodus olemas kõik asjad, et sa võid tulla siia. Vahe selles, et probleem on selles, et mina elan Haabersti alguses, Kakuna alguses, ja tema elab Rohuneeme tipus, jah. Ehk siis sisuliselt viimse teist tipus. Ja ma sõitsin sinna selline ligi tund aega enam-vähem kohati isegi sõltuvalt liiklusest ja natuke vähem. Ja me tegime 6 retsepti pildistasime umbes päevas, see oli terve päev ja siis ma pidin logistika läbi mõtlema, mis ma saan kodus valmis teha, kaasa võtta, et väga palju aega ei kaotaks, mis ma saan Briti juures valmis teha. Nii et tõesti oli siis, kui me olime lõpuks jõudnud jah, 40, siis ma võtsin, et ei, ma ei tea, kuidas see raamat üldse valmis saada. Aga näed, siin tormi sai. Ja see oli üks vastus sinu küsimusele. Umbes üks küsimus mahub tänasesse mõttesse veel. Kuule, aga jäi mõni retsept nagu päriselt ka raamatust välja selles? Proovisid, no ei proovi ära, siit ei tule. Päris sellist vist ei olnud, ma muutsin küll, mul oli oluliselt rohkem neid retsepte alguses kirjas, et näiteks sõpradest oli veel, mida ma tahtsin ilmselt läbi teha ja mõtlesin, et see võiks olla kihv, oli see fried stuff with cheese. Ehk siis, mida Joey armastas, ehk siis põhimõtteliselt tegemist oli siis frikitud hapukurgiga, mida tippida juustokastmesse. Ja ma mõtlesin, et see kõlab nii lahedalt ja intrigeerivalt, et selle peaks kuskilt võtma, aga ajapuudused. Mul oli hästi palju inimest frikitud kraami niikuinii siin sees, ma mõtlesin, et mingid asjad võib-olla lähevad liiga kordusesse. Et ma jätsin selle välja ja ma jätsin välja, ma tunnistan ausalt ka, päris mitmed sellised aasiapärased toidud või mis on siis, ütleme, Miyazaki filmidest. Et mul on paar kokaraamatut, mis on välja antud, mis on siis Ghibli, stuudio Ghibli, üks on ametlik, teine mitteametlik kokaraamatist. Selles maailmas on väga palju mitteametlikke kokaraamatuid. Et osad on need, mida stuudiod välja annavad päriselt, osad on need, mida tõesti minusugused ka, see on ka mitteametlik kokaraamat selles mõttes. Et ma loodan, et keegi ei tule mind kohtusse kaebama mõni suur stuudio, et ma olen kasutanud siin, ma ei tea, Newmani nime või Joe'i nime või Racheli nime. Et jah, ühesõnaga, seal oli kuskil küsimus, mida mul oleks meelest vastasin ära, jah? Mulle tundub sinu kirg
täiesti enneolematu. Ma tean küll inimesi, kes väga armastavad kokata, kes armastavad ka süüa, eks ole, sellised inimesed on olemas, kes armastavad väga filme. Ja see kõik kolm nagu kehastub ühes inimeses. On sul kellegagi seda oma, seda kirge nagu jagada ka, et sa saad aru, et inimene, kellega sa räägid, et ta mõistab sind. Jah, selles mõttes õnneks natuke on, võib-olla mitte niivõrd, mul on nendest erinevatest maailmadest tekkinud väga palju toredaid tuttavaid, et Eesti Peakokkade Ühenduse poole pealt, ehk siis see eelmisel aasta kokakonkursil kaasalöömine tõi mulle väga palju toredaid tutvuseid juurde ja sõpru juurde, kellega ma saan rääkida toidust. Ja samal ajal ütleme, toidufilmidest on ikkagi Lauri Kaare, mu hea kolleeg, ja Timo Tiiner, kes on teine siis hea filmi levitaja, kellega me koos jagame ka filmi mälumängu-tiimi. Et ikka on, et filmi nagu seltskondades on ka neid inimesi, kui ma ka kõike ei tea, et siis nad jagavad nõu ja ütlevad, et kust võiks veel midagi otsida ja et kas sa seda filmi oled näinud, et seal ka tegelikult on päris lahedaid toidustseene. Et neid soovitusi mulle ikka tuleb, jah. No filmi vaatamiseks on ka kindlasti mingisugused omad tehnikad ja vajab kogemust ja harjutamist, eks ole. Aga nagu kokkamine vajab päriselt ka mingisuguseid teadmisi ja oskusi. Et kuidas sa need omandasid ilmselt? Ma siiamaani põen mingisugust petise sündroomi selle koha peal. Päris ausalt, et ega ma ei ole ju ma ei ole professionaalne kokk. Et ma olen selline hobiharrastaja, see on lihtsalt olnud 4 seina vahel oma isiklik kirg. Ja ma tean väga paljusid teisi inimesi, kes tegelikult teevad täpselt sama. Sina oled, ma võin sulle öelda, kordades parem kokk, kui mina tõenäoliselt olen. Ja päriselt, ilma naljata. Et lihtsalt see, et mul kuidagi nagu juhtus, et ma olin sunnitud tulema avalikkuse ette selle kõigega. Ma ei oleks seda julgenud, kui ei oleks olnud aasta kokka konkursi. See andis mulle natukene julgust juurde. Et kui ma olin päris tippkokkade nagu seltskonnas ja nad ütlesid, et jah, see on okei, mida sa teed. Et siis ma julgesin ennast kuidagi ise rohkem usaldada. Aga ma tunnistan, et ega ma ei tea, see maailm on samamoodi, ega ma ei ole maailmas kõik filmigi näinud, kes oleks. Et samamoodi on toiduga, et ega ma ka kõike ei tea. Natukene aitas ka see, kui ma küsisin, Koit Uusvali oli mu mentor eelmisel aastal aasta kokka võistlusel ja mul oli ka mingisugune, ma ei tea, arusaamine sellest, et iga tippkokk teab kõiki retsepte peast. Et sul tuleb kuidagi et kuidas sa teisiti siis saad? Mille veel Koit ütles, et nalja teil või? Ma tean, kus guugeldada. Ja kui tippkokk ütleb sulle midagi sellist juba, siis see ka võtab natukene nagu pingeid maha, et kõik oleme inimesed. Sa ei pea peast teadma. Ja loomulikult nad valdavad mingeid tehnikaid paremini ja nad teavad, kuidas mingeid asju paremini kokku panna. Aga jah, et sa ei pea nullist teadma, ma ei tea, kuidas suflee valmib, eks ole. Et seda kohe nagu nullist kokku panna. Tead, vaatad, kus retsepti saad. No, aga näpp pole kõiganud. Paar korda. Mitte selle kokkamise jooksul. Ühe korra lõikasin noaga näppu pärast seda, kui ma olin noad teritusest toonud. Ja siis ka ainult tänu sellele, et mul oleks näpp vastu, siis ma neid kotist võtsin. Aga niimoodi ma ei ole. Ma võib-olla hoian ennast natukene, kohati isegi liiga palju, aga kunagi varasemalt, selles mõttes küll, jah, ma olen iga kunagi, nagu kui ma alustasin, siis ikka. Aga võib-olla see ongi õpetanud, et hea terav nuga on ülioluline köögis ja sa ei taha sellega näppu lõikata. Kuidas sinu see uus nuga elab? Pannud talle nime ka? Nime ei ole pannud. Võiks? Ta võib mul pakkuda mõne hea nime. Peeter. Aga miks ka mitte? Võib vabalt Peeter olla. Ta elab hästi. Ma kasutan teda võib-olla mitte nii sageli, sest kui ma päris ausalt tunnistan, kogu see... Ei saanud ikka hea või? Siis väga hea sai, tõesti, nuga sai väga hea, aga lihtsalt ma ei kokka praegu nii palju. Et mõneks ajaks sai kõik. Oot, see oligi järgmine küsimus, et pärast seda maratoni, mida sa kirjeldasid marsruudil Haabneeme, Rohuneeme. Haabersti Rohuneeme, jah. Et läks nagu isu ära ka süüa teha või? Hakkasid Bolt ja need teised sõitma sinu juurde. Ausalt või? Muidugi ausalt. Jaa, muidugi, ma ei isegi salga seda, jaa. Et lihtsalt hästi palju on seoses selle raamatu väljatulemisega mul on olnud see privileeg käia inimeste juures ja nendega koos süüa teha. Et ma käisin siin Türi perepesa näiteks kutsus meestega koos kokkama, ülikiht oli. Ja selle raames, sa teed neid roogasid, õpetad teistele, aga ega sa ise koju ei lähe ja ei tee seda sama. Et ma kõik need läbides ka ma natuke tundsin, et ma tahaks korraks sellest filmi poolest eemale astuda, et kõik, mida ma kodus söön, ei pea ühestki filmist pärinema. Et vahepeal võib ka, ma ei tea, lihtsalt niisama pastat keeta ja hakkliha kastet või midagi teha, et ei pea kuskilt filmist tulema.
ma vaatasin, et uus trend levib, et noored popid inimesed räägivad sotsiaalmeedias ja söövad ka neid toite, mida nad siit lapsena ütlevad, see on nende lapse aja nagu selline vaese aja toit. Kes sõi nagu jogurtit saiaga ja midagi sellist, eks ole. Mis sul oli selline toit? See kummaline lapsepõlve toit, mis sa tunned kurja, see on nii jabur, aga see on nii hea. Ma ei tea, kas see jabur on, mul on juba pikemat aega pitsitab sees üks kook, mida ma tegin. Ma arvan, et see võis olla üks esimese asju, mida ma üldse ise tegin. Ma räägin sulle jogurtist saiaga, sa räägid kookist. No, aga see siis oli väga lihtne, see oli manna kook, seal oli 1 klaas hapukoort, seal oli 1 klaas suhkrut, seal oli 1 klaas mannat, äkki oli 1 muna ka. Ja midagi oli äkki veel. Ma lähe timmin seda retsepti. No just, aga ma mäletan, kusjuures see on see, mida ma mäletan. Ja see sai tehtud. Ei olnud kusjuures. Sinu retsepti järgi see praegu. Hapukoor on mõnusalt ju tegelikult sellist mahladust sellele. Ma julgis seda teha uuesti, aga mul mingi mälupilt on, et seda sai tehtud. Ja ma sõin seda plaati, teises plaadikoogina kuidagi ta tuli. Ja seda ma sõin palju, sest juba hea magus, mul on teise klaas suhkrut. Noh. Kusjuures siin raamatus on tegelikult üks kook, mis on veel magus, see on koolakook, mis on ka ikka siuke ülimagusa sõbra siuke väga hea. Mida su sõbrad sul süüa teha käsivad? Või kas nad käsivad sul köögis olla, kui te olete koos? Ei käsi väga, ei õnneks mitte. Et ma isegi ei mäleta, millal ma viimane kord pidin sõpradele kokkama. Õnneks ma saan käia sõprade juures, nad teevad ise. No. Tavaliselt no. Mina pean tegema mulle. Mulle välja, mis Egoni kõige parem sööta? Egon grillib viimasel ajal väga palju. Ega ma pole ka mu käinud veel külas, ma pean siis minema vaatama, mida ma pakutakse. Kuule, sellest raamatust rääkides, kas sa teed siia järje ka? Sa oled natukene nagu viidanud sellele, et võiks tulla. Mina ei ole, kõik küsivad. Sa ei tunnistasid ausalt, et joo. Ma ütlen veel kord, et see ei olnud kuidagi nagu sundus, et ma pean selle raamatu tegema. Mul on ülimalt hea meel, et see sündis ja mul on väga hea meel, et see on väga hästi vastu võetud. Aga ma ei ole kindel, kas sellele peab nüüd konkreetselt järgi tulema. Kui väga tahetakse, eks ma siis mingil hetkel võib-olla selle ette võtan. Ma ikkagi kuklas on kuskil see, et ma tahaks seda Eesti asja teha. Selle Eesti filmidest ikkagi, et äkki mingi perioodi peale, kui piisavalt ajast tagasi vaadata, et siis saab midagi kokku. Mul on natukene tekkinud, ma ostsin hiljuti hoopiski oksjonilt 1927. aastast pärit Eesti kokaraamatu. Ma tahaks hirmsasti, ma tean, et maailmas seda tehakse. Ma käisin muide sel suvel filmimas ühte sellist reisitoidusaadet, mis tuleb Kanal 2 nüüd kevadel näitamisele. Ja ma sõitsin läbi Taani, Rootsi, Soome. Kokkasin kohalike kokkadega, rääkisin kohalike inimestega juttu ja uurisin, mida nemad nagu päriselt söövad. Mitte see, mida turistile pakutakse, et Rootsis pädakala ei ole see, mida Rootsina sööb, vaid mida nagu päriselt süüakse. Ja seal Taanis ma kokkasin sihukese mehega nagu Adam Price, kes on tunnustatud Netflixi produtsent. Ta on tootnud, ma ei tea, kes on vaadanud sellist sarja nagu Võimupats. See on tema tehtud, tema välja mõeldud ja ta on tootnud veel mitmeid sarju. Aga ühtlasi on tal ka kokasaade, mida ta on koos oma vennaga juhtinud 10 aastat taas. Ja nemad sel hooajal, rääkisime taga, ta ütles, et lähevad ka juurde, ehk siis võtsidki Taani kõige vanema kokaraamatu, lasid Sepal meisterdada kõik need täpselt need valmistamisvahendid, et siis saada teada, mismoodi siis toona tehti. Mul natukene on see kuidagi kripendab, et minu arust Eestis võiks midagi sarnast olla. Et võttagi see üks esimesi või vanu, sest seal on nii lahedaid tooreid, mida kasutati. Huvitavaid meetodeid, põldpüü või nurmkana, mida ma vaatasin seal 27. aasta kokaraamatus, põhitooreid. Et mis hetkel siis nagu see ära kadus või mis juhtus, et need huvitavad mind hetkel nagu rohkem isegi. Ma olen ka neid mõisaegsed kokaraamatud ja nende uuendusi uurinud, et täiesti lämmastav olid vähisabad ja kapparid, et see oli väga okei. Jaa, absoluutselt. No Austrid omal ajal olid ju vaeste inimeste söök. Nojah, sa pead selle mannakoogi sõitnud ära. Ma pean selle mannakoogi. Ja kusjuures ma mõtlesin, et selle retsepti peaks kuskilt üles otsima ja siis peaks filmima, et saaks selle nagu selliseks söötavaks ka. Aga on sul peres näiteks mingisugused sellised hittoad olemas ja selline kodune käsitsi kootud retseptiraamat või mingid lehed, mis käivad käest kätte? Emal on ja mingil hetkel ma loodan, et ma saan selle endale. Aga praegu seal on. Veel ei ole usaldatud. Ei ole veel usaldatud, jah. Et on, ma isegi mainin sul vastus võlgu, seal on emad, et taga häid paneelisaiu ja mingid asjad, mida ma alati küsin. Ja aeg-ajalt seisin seal kõrvale.
emaga kipub natukene olema see lugu, et vaata 2 kokka köögis, et siis ei tule väga hea supp. Et pigem meil on olnud neid põrkumisi küll erinevatel põhjustel ja siis me oleme nüüd otsustanud teha rahu, et kui ma olen ema juures, siis see on ema tehtud söök. Et mul ei ole mõtet minna õpetama, tegelikult see ongi nagu rumal minna õpetama, et ema teeb tegelikult tavaliselt parem. Emad teavad alati parem. Kuule, aga kui nüüd sinu raamat lahti võtta, siis millest sa soovitaksid nagu seda rännakut alustada? Mis võiks olla nagu selline retsept sellest raamatust, mis ei võtaks kohe nagu isu ära, vaid vastupidi, et juba õnnestuks, et see õnnestumine on sinna sisse kirjutatud, et sealt on kuhu edasi minna. Ma püüdsin selle raamatu üldse üles ehitada nii, et ma tulistan natukene nagu meestekas, veidike. Mehed kokkavad vähe, kuigi tippkokkad kipuvad meil olema kõigis ikkagi mehed, aga minu meelest kodudes mehed kokkavad natukene vähe. Et nendele anda natukene sellist inspiratsiooni, tõttu siin on selliseid võileibu ja burgereid ja eks see on toit tegelikult, mida ka filmides kõige enam leiab. Et kõik need Ameerika Dainerid ja ütleme, et erinevad, siin on ristisast päris filmist võetud asju, siin on tagasi tuleviku filmist inspireeritud, et siis kui Marty McFly läheb tagasi 50-ndatesse, et sama Poola kook ja soe tunnigala võiku, et tunnumelt on ju, et on väga 50-ndate Ameerika road. Et ma püüdsin teda kokku panna nii, et need oleksid kõik väga lihtsad ja järgi tehtavad. Välja arvatud ma olen sellest rääkinud strudel, millega ma maadasin oi-oi kui palju. Aga ma ei tahtnud sellest ka kuidagi loobuda siin raamatus, sellepärast et minu meelest filmis, Quentin Tarantino filmis Vääritud tõprad, see on üks ägedamaid toidustseene üldse on see, kui Hans Landa tellib struudlit ja kui siis Shoshanaga koos seda süüakse ja see, mille pinge on õhus, et ühest küljest nagu kohutavalt mõnus ja maitsev ja hurmav ja rõve struudel, aga teisest küljest kui kurja kuulutav see stseen on. Ja see struudel, seda ma ikka timmisin jah, väga erineval moel, et see korralik mässerdamine, aga korra võib ikka proovida järgi teha seda struudel. No mässerdamine või mitte, igal juhul need kõik söögid, mis siit tulevad, need õpetuste järgi on väga head ja maitsvad. Mida sa kinolinal oled näinud nagu sellist, mis on tõeliselt disält, mida seal on söödud? No jõulud lähenevad, minu meelest Elf Backupit äkki oligi eesti keeles Will Ferrelliga. See, kui ta topib spagettide peale vist seal M&M'se ja ma ei tea mida kõike veel, no see ei tundu väga sööda, eks ole. No neid jälkusi on ikka omajagu, et parem on neid võib-olla mitte isegi meenutada. Et pigem on mingisugused, kusjuures keegi väitis mulle filmis Frank näiteks, värske Eesti film, suhteliselt värske. Frank sööb ka moosiga spagette ja Sepo, mitte Sepo Seeman, Sepo poeg, Oskar Seeman, kus mängib Franki. Oskar ütles, et see pidi maitsema väga hästi. Ma ei ole sellest 100% kindel, aga võib järgi proovida, et see kogus, mis ta oli pidanud ära sööma filmi võtetel, olevat olnud täiesti okei. Et teisest küljest, kui sa mõtlema hakkad näiteks Iga Sviatek, oli üks Iga Sviatek, kes tennisist, kes viis viraalseks sel aastal pasta, mis oli siis jogurt, et sa blenderdad kokku jogurt ja maasikad ja segad pastaga, et siis makaronidega siis võiks. Et see läks viraalseks ja ei ole ise proovinud, aga kõik kiidavad, kes on proovinud. Et selles mõttes mingid toidukombinatsioonid on, mis on huvitavad, mis võivad toimida. Näiteks siin ka Racheli kausikook, sarjast sõbrad, kes mäletavad. Rachelil oli muidugi kleepusid leheküljed kokku, et siis tuli inglise trifle või kausikook ja seal vahel oli siis kiht shepherd's pie, et siis karjase pirukat, et siis sisuliselt happi ja kastet. Aga ma muutsin, retsepti algne idee tulebki sõprade sarja kogeraamatust ja ma muutsin natukene üht-teist seal kausikoogi kontekstis, aga mis ma jätsin sealt on siis suhkrustatud peekon, mis käib sinna peale. Ma testisin seda ka erineval viisil. Ma proovisin pruunisuhkruga, ma proovisin vahtasiirupiga seda peekonit teha. Pruunisuhkruga oli kõige parem, see jäi siia sisse. Soovitan teda suhteliselt värskelt teha, sellepärast et kipub muidu see peekoni raske hankuma natuke. Ja siis ta ei ole nii apetiitne. Ja mis ma tegin, ma viisin 2 varianti oli, ma viisin töö juurde proovida. Üks variant oli see, et ma purustasin ta veel tenniseklise peekoni tolmuks teda natukene. Ja puistasin peale, nii et see, iga apsuga sa pidid seda võtma, sa ei pääsenud sellest. See ei olnud väga suur hitt. Mul isiklikult see meeldib, minu meelest see toimib väga hästi, et see magus ja see soolane ja see minu meelest toimib, proovige. Aga teine variant, mis ma lõpuks panin siis, et see suhkrust võtad suuremad tükid ja paned siis sinna peale, kes tahab, siis võtab selle mahukoora kohe alla. Et ma tean, see kõlab jätilt, aga proovige, et see tegelikult töötab, minu meelest see töötab.
meega ei proovinud või? Teha beikonit. Võib proovida, võib muidugi proovida, aga noh, kuna ta on suhkrustatud beikonit, siis suhkur tundus nagu loogiline. Ja no ma mõtlen, et algne retsepti tõuge, kuna ta Ameerikast tuleb, ameeriklased seda, noh, mesi, mis see siis on, eks ole, nende jaoks on ikkagi vahvasiirup ja suhkur on. Mis on hea roasaladus? Mis seal olema peab? Vaata umamist räägitakse ja värgist ja särgist ja peab olema soolast, mahusad, hapud, kõike seda. Jagad sa seda maailma? Jaa, jagan ja ma arvan, et see ongi see, mida me kõik otsime. Ma mõtlesin selle peale suvel hästi palju selle sama saatesarja raames, et ma arvan, et see tuleb meil kõigil, me kõik teame, mis on ka hea toit. Et see tuleb kuidagi instinktiivselt. Et siis ükskõik, kes sa ei pea olema kokk, sa ei pea olema toidust absoluutselt mitte midagi teadma. Aga kui sa võtad selle ühe apsu, siis sa saad kohe aru, et see on hea. Ja see headus tulebki sellest, et sul on seal kõik olemas. Sul on see magusus, sul on soolasus, sul on hapukus, sul on mõrudus, umami ja siis hakkame veel panema mingid tekstuurid ka veel juurde. See on see, mida ka kokad näiteks võistlusel igas roas otsivad, et žürii alati vaatab, et sul oleks tekstuurid, et sul oleks kõik maitsed paigas. Ja ma väidan, et me teame seda kõike instinktiivselt, ükskõik mis hetkel. Ja siis ongi see, et siin oli soola vähe või noh, me tunnetame ju selle kohe absoluutselt ära. Et see hea toidusaladus ongi täiuslik amps. Ja ma arvan, et me kõik otsime seda mingil kujul, seda täiuslikku ampsu. Sinu kirg on nüüd kapist väljas, oled praktiliselt iga päev oma näoga ka telekaseks, oma häälega iganädalaselt raadios. Kuidas sind restoranides vaadatakse, kui spiooni juba või? Ei, ma ei usu. Mul lihtsalt on kuidagi nüüd tekkinud väga palju tuttavaid selles maailmas, ka restorani maailmas ja selles mõttes on tore minna, et siis kutsutakse kööki. Ma ei tea, ma tulin. Ei, lihtsalt, aga see on tore. Ja mis mulle, mida ma tahaksin, see sõnum, mida ma tahaksin levitada, ongi see, et Eesti tippkokad on tegelikult rockstaarid. Minu jaoks on need kogu aeg olnud tegelikult rockstaarid. Et see, kuidas nad möllavad, mässavad igapäevaselt seal köögis, annavad endast kõik, et ka seda täiuslikku ampsu sinna taldriku peale panna. Iga kord ei õnnestu ja see on ka okei, sellepärast, et see graafik, milles nad elavad ja see tempo, milles nad elavad, see tõesti pöörane. Et noh, jällegi ma tulen selle eelmise aasta võistluse peale või juurde tagasi, et mina olin ainult 5 või 6 tundi jalgade peal seal köögis, aga nemad teevad seda 12 tundi ja rohkem, eks ole. Inimesed tegelikult on üliinimesed, kes seda businessi peavad ja samal ajal maksavad ise sellele enamasti peale, sellepärast, et see ei ole väga tulus äri. Sõltub, et need variante on erinevaid, eks ole, aga ikkagi need, kellele mina just üles vaatan, alt üles vaatan, on need, kelle puhul ma imestan, et miks nad seda üldse teevad, et miks nad võiksid selle ukse kinni panna, aga see on kirmis, et kuidagi edasi. Mis su viimatine toiduelamus on? Tead, kõige värskem mul õnnestus olla selle aasta Koka degustatsioonilauas, proovida siis võistlejate toitusid. Ja kui mina olin eelmisel aastal nii-öelda must hobune, siis sel aastal oli Paula Säreganno. Ja Paula pearoog, mis oli vutis tehtud, Martin Meikase O2 pearoog ja oma restorani omanik, üks omanik, oli tema mentor ja see, mida Paula pakkus, see oli imeliselt ja seal oli kõik tõesti paigas. See oligi niimoodi, et väga paljud tippkokad, kes seal olid, nad põruvad sageli sellega, nagu mulle ka ütleb, et unustatakse ära sool. Kõige lihtsam asi, et lihtne see soola lisamine, mis mahtub teinekord tehnika alla, et kokad, kui eriti võistlusel tahavad muljetavad, hakkavad igasuguse pallotiinide ja muude sellest asjadega, meil on ja unustavad ära seda soola. Aga Paula toit oli tõesti niimoodi, et ma võtsin ampsu ja see oli loogiline. See, et sa võtad selle kõik nagu paigas, et see on kuidagi nii loogiline, mis siin taldrikul on, versus see, et sul võtad mingisuguse muu toidu ette ja see tundub kuidagi ebaloogiline. Et see oli tõesti üks viimaseid elamusi, mis ma sain, aga restorani kontekstis sama Martini juures, Martinil on uus restoran O2 Tallinnas, mis on väga hea, aga ma võin ka täiesti vabalt minna kuskil süüa burgerit suvalises kohas ja öelda, et ka see võib olla väga hea. Ja millist filmi sa veel sel aastal ootad? Ma ei teagi, Avatar tuleb, aga ma ei oota väga palju suurtest filmidest rääkida. Ma ei ole nii välja. Ma kahtlustan, et ma olen sellel aastal vist ära näinud enda jaoks kõige olulisemad filmid ja kõige paremad filmid. Üks on veel nägemata see Hamlet, mida ma olen Pöhri raames vaatama pühapäeval, mida ennustatakse ka üheks suureks Oscari soosikuks, mis räägib siis, kuidas Shakespeare lõi Hamleti, milline inimlik traagika seal taga oli. Pidi olema kohutav pisarakiskuja, aga väga hea.
aga mis ma hiljuti vaatasin, mis oli, ma arvan, et minu jaoks vaatati üks selle aasta paremaid filme ja ma kuulsin, et see vist uuel aastal peaks tulema kinolevis Rebecca, et see vist peaks ka välja tulema film nimega Ma vannun, I swear, mis räägib Tourette'i sündroomist ja läbi siis tõsielul põhineb lugu ühest mehest, just šotlasest, kellel see avastati 80-ndatel, äkki 70-ndatel, 80-ndatel, kui sellest väga palju ei räägitud. Ja selle filmi sissejuhatuses selle filmi lavastaja ütles olulised sõnad selle filmi tooni andmiseks, et jah, see on traagiline, et Joe oli vist tema nimi, et Joe jaoks on traagiline, ta elu on väga raske, aga it's okay to laugh, et okei on naerda, sest see on kohati ka kohutavalt naljakas ta enda jaoks ka. Ja see oli tõesti niimoodi, et sa nutad, sa naerad ja imestad ja elad kaasa nendel inimestel. Et see film ma soovitan otsida, I swear, ma vannan. Soovitused käes, aga nüüd vaatame publikumi ka, et teile tekkida mõni küsimus, täitsa vabalt või Kristjanile nüüd esitada. Aga me mahume siin täitsa oma hääle enda. Ja kas niisugust asja küsida, et kuidas nagu on, et kas nende filmi sööpide ettevalmistamiseks on nagu mingid spetskokad, et võetakse, istutakse maha, stsenaarium on siin ja nüüd istume, nüüd hakkame siis tegema siis nagu seda retsepti. Sa mõtled siis filmis või sarjas, jah? Ei, filmis või sarjas, jah. Need on erinevad selles mõttes, et ma tean, et osadel filmidel on tõesti toidustilistik täiesti olemas. Üks raamat, mis mul on kogus ka, on Feeling Hannibal, mis on siis Hannibal Lecteri, ehk siis Hannibali sarjast, kui Matt Mikkelsen mängis. Ja see on koostatud reaalselt selle toidustilisti poolt, kes ka sarjale lõi need road. Et kes ei tea, see Hannibal Lecter oli inimsööja, et teha sellest kogeraamat tundub veider, mis ongi veider, aga need toidud, seal on selline see hot cuisine, siis selline väga tipptasemel asjad. Et kodus neid järgi teha on väga keeruline, sul on selleks vaja vastavat tehnikat kohati, aga tema kasutab seal lambaajusid ja mida kõike, et siis luua see pilt, eks ole. Versus, enamus neid raamatuid on ikkagi sellised, mis vaatavad sarja või filmi läbi ja püüavad siis selle järgi teha. Mõnes kohas on ka öeldud, eks ole, sul toiduained, näiteks seesama, et võtame meisterkohka, chef, millest on siin ka pasta alio ja olio, et kui John Favreau seda teeb, sa vaatad seda stseeni, sa näed ära need koostused juba. Ja pasta alio ja olio klassikaline Itaalia roog, et seal ei ole midagi, sa võid selle kuskilt näiteks ka välja otsida, et see tõenäoliselt nii on. Aga samal ajal näiteks Pika Hunaburger, mis on ka siin olemas, et seda ma tean, et seal on ka timmitud erinevaid variante, et kui netist otsida, guugeldada, neid inimesi maailmas püüavad ja retsepte järgida on väga palju, igal ühel oma mingisugune väike twist selle juures või väike touch, et siis vaadatakse, et mida siis näitleja ütleb nagu selle kohta, mida lavastaja on öelnud. Mõnikord intervjuudest teinekord küsitakse, siis tulevad välja need retseptid teinekord ka, et neid lähenemisi on tõesti jah, hästi erinevaid. Aga üks mingisugune mõte oli mul veel sellega äkki tuleb meelde. Et jah, ühesõnaga jah, neid on erinevaid variante, kuidas neid tehakse. Nad ei lubanud tulla, või tuua mul mingi hetkel neid enam, neid peigleid ja asju. Mingi hetkel need jäid lihtsalt laua peale, nad ei söönud neid enam, ma mõtlesin, ma ei vii. Aga ma ei tea, see on mu abikaasaga, kes küsida palju ta juurde võtnud on, sest tema oli sunnitud kodust need kõik ära sööma. Nagu näete, ei ole midagi juurde võtnud, järelikult on kõik läinud mulle kuidagi siia kõhtu pole tuntud. Sellega oli selline lugu, et mul anti jube vabad käed, ma konsulteerisin ainult iseendaga ja sellest oli natukene siin kahju, et võib-olla oleks olnud vaja, et keegi oleks kõrval olnud, et öelda. Sest tõesti, keegi ei vaadanud isegi üle, kui ma siin sisse panen, et nad usaldasid mind ikka väga 100%, et selles suhtes hea lugu kirjastusele küll müts maha ja aitäh neile. Aga tead, mis oli kõige keerulisem oli see, et seda ei olnud, et mingisugune, et lõpetanud ära, et ära tipi rohkem. Probleem oli selles, et kui see raamat valmis sai, siis mul oli paanika, sest et lõpuni sa ei tea, et kas näiteks, kui sa enne hakkad tegema kodus, et kas sul tuleb see samamoodi välja kui mul, sest need tingimused on erinevad, eks ole, et sul kodus, sul tuleb raudselt välja. et ma ei tea, ma olen seda näidet toonud, et kui sa taiget teed, õhuniiskus hakkab juba mängima, et... Iga päev taiget. See on näiteks õhuniiskus. On ju?
et mul juba üks inimene tuli, ütles, et ma tegin seda juurdeleiba, mina ja mul jäi laua külge kinni. Ma ütlesin, pane jahu juurde. Et selles mõttes ongi, et need retseptid on ka sellised, et kui ta ei tööta timmi, et pane julgelt. Noh, paljud asjad, et nad ei... Seesama näiteks su sooja tuumikala võiku segu, eks ole, sa ei söö koppa neid, jäta ära pane neid sisse, sa ei söö sigulat, jäta ära, sa tahad rohkem vürtsikat, pane mingisugust silit veel juurde. Et nad on kõik sellised, et sa võid vastavalt oma maitsele need timmida, sest noh, veel kord, et see oli see paanika, mis mul oli, et äkki nad ei tööta. Ja noh, kõige hullem oli muidugi see, ma juba ette pean vabandama, et kui te hakkate Cousteau suppi tegema siin raamatus, siis kujunduse käigus, ma katsin neid apsakaid ka, mis siia sisse tuli, kahjuks mõned tõesti tulid kujunduse käigus. Et on siis eelmisel leheküljel olevast jambalaiast on kolmandik toiduaineid koostisosi on üle kandunud ka Cousteau supi juurde. Et kui te teete seda, et siis jälgige pigem seda osa, et kus kirjeldab, mismoodi seda teha, mitte siis seda, mida sinna sisse panna, sest riis sinna mingil juhul ei käi Cousteau supi sisse. Et need mingid väiksed asjad on jah, et see oli mul kõige suurem paanika, et kas ta töötab, et ma ei taha petta ju inimest, kes ostab seda raamatut. Ja kusjuures, mis mind rahustas oli see, et Liia Vilkus, kes on üle 30 raamatu välja andnud ja Ragne Väkkega ma rääkisin, kes on ka Eesti koka raamatute kuninganna teine number 2, eks ole. Ütlesin mõlemad, et neil on siiamaani uus raamat tuleb täpselt sama paanika jätkuvalt. Et kas see nagu hakkab tööle või ei hakka tööle. Jah, minu tööks ta töötas. Et ma olen nagu kõik teinud selleks, aga ma tahaks, et see töötaks ka sinu võrgus. On sul inimesed juba kirjutanud ka, et tegin seda, teist ja kolmandat, olgu see jogurtileib ja sinna külge, eks ole, aga noh. Ja kõige rohkem mulle tuleb terror dogi pilte. Ilmselt on seda kõige lihtsalt teha, need on need hot dogid, eks ole, mis on siis coleslaw ka selle salatiga. Mul kolleeg ütles, et tal lapsed nüüd seda nüüd söövad, et ta pidi 3-kordse koguse tegema, siis jäi natuke järgi. Muidu ei jäänud. Ja nendest tuleb kõige rohkem pilte. Koolakooki ma olen saanud mõne pildi on inimesed teinud, nii et üht-teist juba on, jah. Mis tunne on, kui sa näed need asjad? See on päris uhke, tegelikult tore, mulle meeldib. Minu jaoks on kõige olulisem see, kui inimesed saavad sellest innustust, et nad tahavad kodus midagi teha, eriti need inimesed, kes ei ole neid üldse varem proovinudki. Et noh, seda terrordoogi on tõesti väga lihtne teha, et sa võtad lihtsalt, lähed ostad poest hotdogi saia ja midagi veel, mis sinna iganes käib, kartulikrõpsu tahab veel lõpuks peale. Et kui inimesed, noh, keegi esimest korda elus teeb selle põhjal oma toiduvalmiseks, see on kõige ägedam tunne. Jaa, mõtles tahtis küsida. Siit raamatust. Ma olen teinud varasemast, enne kui see raamatusse jõudis, on Peaky Blindersi sarjast on see tummine lehtkaps ja kruubisupp. Seda on mulle suppi meeldanud, et seda ma olen tõesti hästi palju teinud. Seda sooja tuunikala võikut ma olen erinevates kohtades teinud ja kodus ka. Et seda on paljude nende asjadega on ka see, et sa saad segud valmistada külmas olemas, tuled koju, noh, sul on kohe võtta. Siis kui võileima vahele panni pealt läbi, ühelt poolt teiselt poolt ja ongi sul juba sööd valmis või. Ja suppidega ka, mulle kohutavalt meeldivad, seal sellised paksud tunnised supid. See tähendab seda, et lõpuks seisab seal lusikas püsti vett ei ole, eks ole, või puljumit ei ole. Aga siis panedki külma, võtad järgmisel päeval, sul on supi põhi sisuliselt olemas. Paned natuke vett peale, võtad soola veel juurde ja juba on sul jälle söök olemas, mida järgmisel õhtul võtta. See on päris hea, kui tegelikult peaks tegema, see on väga hea mõte. Peaks tegema tõesti, et selliseid filmidest pärit vikasid peaks siia sisse viskama. Ma ütlen, tegelikult natukene nagu see jambalaya Cousteau supiga tuli juba. Et need kaks asja läksid kokku see. Paneme vaatame, mis tuleks, kui paneks kaks asja kokku. Sealt juba annab isegi suhteliselt tohutu, sealt annab nagu kokku. Kusjuures see alajaod skoonid, jah, noh. Askoone muidu ma teen ka hästi palju tõesti nädalavahetusel hommikuks, et selle ma võtsin Downton Abbey koka raamatust. Siin on võõratud toidupildid, Rick Paju on autor, eks ole. Ja sa olid ju pildistamise juures. Ja ikka, jah. Mis sa õppisid selle pealt ka veel, et kas keegi tegi, tehti seda nagu tossu, juurde pandi plastmassi natukene. Kuidas tulevad head toidupildid? Kusjuures plastmassi ei pandud, kust me luban, et lakki ei ole lastud mitte ühegi pildi peale. Ka ükki rott ei saanud kahjustada selle pildi tegemisel, ega kass mitte. See ainus, mis on see, et mõne koha peal me panime süstlega, panime kastet natukene, et viriseks paremini või midagi sellist, et pildi peal oleks natukene isu äratav. Aga see kaste oli seal originaalis ka niikuinii juba olemas. Et tead, ma ei oska sulle öelda, jah, selles mõttes, et me ei kasutanud selliseid klassikalisi, mida ma ka kuulnud olen, et võite pannakse tõrva ja midagi, et saada mustemaks ja mis iganes, lastakse lakiga üle või pannakse tossu, et seda me tõesti teinud. Kõik need toidud, mis on siin raamatus ja nende piltidel, need on päriselt briti lapsed sõid need ära pärast. Ma ei võtnud neid kaasa, ma jätsin need briti juurde.
ja mõned ma sain isegi, mul kõht oli tühis, ma tõesti pikk päev oli, ma sõin mingid asjad vahepeal ise ära. tühine täpsustus, kes neid süstlad käis siis apteegist ostmas? Brit, kes on Eesti üks pingemaid minu arust toidustiliste ja toidufotograafe, tal on kodus kõik olemas. Et see oligi põhjus, miks ma läksin tema juurde, et kui midagi oli vaja leiutada, siis me leiutasime, me püüdsime pildid teha ju sellised, et nad oleksid võimalikult sarnased siis sellele filmile, et see toit oleks seal filmist. Ja kõige just nagu oli mingi lahendus, et kui ma ütlesin Britile, et tead, et ma tulen nüüd homme selle pänikini apelsini marmelaadiga, siis see, kui te vaatate seda, kellel on raamat, siis see punane müts, mis seal paistab, mis näeb välja nagu päris pänikuli kaabu, eks ole. Tegelikult oli tulnud Briti tütar, mis see päev on see India festival, vaata, kus kõik käivad? Ei, mis see Weekend oli ära, mis see on see? No mingi see, jah, no ühesõnaga ta tuli sealt ja ta oli saanud Kapten Morgani selle, mis see rummimüts on. Ja sellelt me võtsime tukki lahti ja panime sinna ja nägi välja nagu pänikuli müts. Nii et selles mõttes oli väga lihtne. Või siis, kui oli meil see, oli ristisast, see on selle veiseliha, vasikaliha Marsala henikastmes, selle juures on, siis oli ka, et ma ütlesin, et ma rääkisin ära, kust see on, vaatasime, hästi palju vaatasime Britiga, et kui oli kuskil filmist, vaatasime siis selle stseeni ära, püüdsime siis sellest, et värvitoonid ja mingid siuksed asjad saada kuidagi paika. Et siis oli ka, et see retsept on tõesti, see toit on see, mida pakutud, filmis päriselt söövad, siis Solotso ja McCluskey, kaks meest, kes teisi ilma saadetakse Michael Corleone poolt. Kus siis Michael Corleone soovitab oma eestlane mõrvaristis, eks ole. Et seda rooga nad söövad seal ja siis Brit ütles, et aga mul mehel on relv, kasutame. Ütlesin, et aga miks kui mitte, võta ülikond kaasa järgmine päev, järgmine kord kui on. Ja siis niimoodi see pilt sinna sai, et seal ma ise istun, see relv on kuskil seal eemal. Et niimoodi me leiutsime neid ja see oli tegelikult oli väga fun ja lahe. Et lasta fantaasia lennata, et saaks nagu võimalikult sellised filmi lähedased pildid. Ja teeme see jutu lõpetuseks ühe ennustuse ka, et mis sa arvad, millal ilmub välja esimene inimene, kes on järjest need retseptid ära teinud ja need filmid sinna otsa oodanud? Nagu üks ühele. Ma ei tea, aga see oleks väga lahe, kui keegi tõesti seda teeks. Osad nendest retseptidest tõesti saad ju näha, millised need filmis on. Paljud on üldse inspireeritud filmidest, aga see ei tähenda, et seda filmi või sarja ei võiks ära vaadata. Ja, et kui keegi tahab seda ette võtta, palun. Andke tuld. Mis ajal see inimene välja ilmub? Ennustus palun. Ma ei tea, kas see minul võttis aega, ma ei vaadanud filme läbi, eks ole. No poole aasta pärast ikka. Kui keegi väga tahab ette võtta. See on väga optimistlik. Filmimaailmas on fanante väga palju, ma võin sulle öelda. Aga teine, mis mulle veel, mida võiks kasutada, milleks seda raamatut ikka kasutada, on filmiõhtute tegemiseks. Et selles mõttes küll, et sa võtad selle lahti ja võtad erinevaid asju, et siin ma püüdsime ka teda jaotada siis temaatiliselt selles mõttes, et on sulle treilerid, mis on siis sellised nagu eelroa moodi asjad, siis on indie kino, mis on siis supid, eks ole, ja niimoodi, et kui sealt erinevatest asjadest võtta ja võtta mingi film juurde või sari juurde, kutsu sõbrad, ja sa saad teha väga ägeda filmiõhtu, mis oleks siis nende toitudega ka näiteks, mis sealt filmist saab. Super mõte. Aga nüüd ma annan Kristjani teie hooleks, raamat on täna 10% soodsam, saate Kristjanile õnne soovida, kui raamatu autorile vastu, see on esimene teos ikkagi. Noh, palju õnne. Ma tänan, see on kuidagi uskumatu tegelikult jätkuvalt veel, jah. Saate oma salajutud ära rääkida ja saate autorile nii ka. Aitäh, Kristjan! Aitäh kõigile!